mida ma näen. Millal jõutakse järeldusele, et Haapsalu raudtee on Eesti jaoks 10 esimese prioriteedi hulgas ja selle rajamist on võimalik ka finantseerida? No mulle näib, et see on üsna konsensuslik, et Läänemaa inimeste jaoks on ta lausa kõige kõrgem prioriteet ja küllap see on ka üks põhjus, miks seda sedavõrd tõsiselt ka Tallinnas arutatakse, sealhulgas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis. IRL-i poliitik Marko Pomerants ütles skeptiliselt, et ei usu Haapsalu raudteesse. Milline on aga teie isiklik arvamus seoses Haapsalu, seega ka läbi Rahuküla, Hiiumäe Vormsi rahva helge unistuse suhtes? Ja sellel on nüüd kaks poolt, et tegelikult see perspektiiv Haapsalu raudteest oleks peaaegu olematu, kui sedavõrd paljud Läänemaa inimesed ei liiguks igapäevaselt Tallinna vahet. Tänu sellele, et väga paljud Haapsalu inimesed käivad igapäevaselt Tallinnas tööl, tänu sellele, et on oluliselt üle keskmise seda nii-öelda pendelrännet siin piirkonnas, on üldse võimalik seda teemat sedavõrd tõsiselt arutada. Ja ma loodan, et me jõuame ka nendes tehnilistes lahendustes, milles alati on kõige raskem kokku leppida, et jõuame ka siin mingi mõistliku lahenduseni. Et ma ei saa täna veel lubada, et on kindlasti valmis otsus Haapsalu raudteed rahastada. See oleks võib-olla kohatu minu poolt nii öelda, aga ma saan öelda, et suhtutakse väga konstruktiivselt ja see teema on tõesti päris tõsiselt laual. Olete teine peaminister, kes siin raudteemas viibib. Mart Laar oli esimene, te olete teine. Selle au paistes, mida iseloomuseks öelda, kui üle vaatate selle koha kohta? No ma ei ole siin kindlasti esimest korda ja tegemist on muidugi ühe Eesti kõige ilusama vaksaliga kohe päris kindlasti, kui mitte isegi võib-olla kõige ilusamaga, et see unikaalne perroon, loomulikult väga mitmetest väga headest Eesti filmidest tuttav perroon on kindlasti ka selliseks väga meeldivaks turismiobjektiks, aga loomulikult oleks tal veelgi suurem väärtus, kui siia ka tuleksid rongid, mis viivad siit Tallinnasse ja toovad ka õhtul tagasi. Kätte on jõudnud kooskõlastamise periood, käiakse trassi alla jäävates valdades kohalike elanikega kohtumas. Millised probleemid või millised hädad tagasiside on teile jõudnud? Tagasisidet on igasugust, on positiivset ja on ka ettevaatlikku tagasisidet. Selge on see, et raudteetrassi planeerimine on keeruline toiming. Nii palju on ta nüüd lihtsam, et suuremalt jaolt ikkagi raudteetrass kulgeb ka praegusel raudteetrassil ehk siis raudteetammil. Aga on kohti kindlasti, kus lähtudes tänapäeva tingimustest tuleks tammi õgvendada. Nendes kohtades võib tammi õgvendus puudutada mõningal määral eramaid. On kohtades, kus selle õgvenduse tõttu võib raudteetamm nihkuda näiteks elumajale lähemale. Võite mõne näite tuua viimasest kohtumisest Lääne-Nigula vallas, milline probleem seal üles tõusis? No üks probleem näiteks konkreetselt on ühe konkreetse piirkonna veerežiimiga, et kohalikud elanikud ütlevad, et seal on allikas tulemas maapinnale ja see asjaoluga tegelikult võib mõjutada edaspidist ehitustegevust. Kui palju mõjutab üksikisiku eriarvamus sellise suuri projekti läbiviimist? Ikka üksikisiku eriarvamus ka mõjutab kindlasti ka suurte projektide läbiviimist, sest lõppkokkuvõttes on iga inimene ja tema arvamus ju ühiskonna jaoks väärtuslik, kuid selge on ka see, et ühel hetkel on vajalik ka inimesele aru saada ühiskonna ootustest ja rahva vajadusest laiemas mõistes, aga kindlasti on ka siin olemas ka seadusega ette nähtud kompensatsioonimehhanismid. Mida seniks soovida Haapsalu rahvale?
Haapsalu rahvale, ootame ära, ta tuleb. Uskuge, ta tuleb, ta ei jää tulemata. Tuleb kindlasti ja mida rutem, seda paremini. Mis kõige tähtsamad, läänlastel on ka võimalus saada ühendus, kiire ühendus Tallinnaga, mis on Läänemaa kõige esimene arengu eeldus. Väga palju on olnud foorumites nurinaid, et milleks seda raudteed vaja on ja see on laus riigi raha raiskamine ja tulge mõistusele, et kellel seda vaja on ja me käime autodega. Kuidas te selle need väited ümber lükkaksite? No tegemist on ju päris rumala jutuga. Inimesed ei kujuta ette, mis raudtee on, mida ta annab, kus efekt on. Kui inimesed saavad käia paremal töökohal, saada suuremat palka, siis maksavad riigile rohkem makse ja ongi kogu lahendus. Terve maailm, terve Euroopa toimib ju nii. Sõitke Rootsi, sõitke Soome, raudteejaamad on kõik suured parklad. Tähendab, et inimesed elavad ilusa koha peal, aga teenivad raha kuskil mujal. Ja see ongi lahendus. Ei saa ju Jüri Mõisa moodi ütelda, et tulge kõik Tallinnasse. Kui reaalne on see raudtee tekkiv näiteks 3 aasta pärast? No raudtee ehitamine on ühe suve töö. See ei ole üldse suur asi, see tehakse väga kiiresti ära.